Tere hommikust siis minu poolt ka, isegi 20 minutit varem, kui ette on nähtud. Henrik Roonemaa olen mina, Geenius.ee portaali kaasasutaja. Tehnoloogiaajakirjanik olnud 20 aastat ja hakkab ka, ma tunnen ennast nagu põlvkonnakaaslasena nende inimestega, mäletan, mida nemad kõik teinud on oma karjääri jooksul. Tundub, et hea täna hommikuse kombe kohaselt, nagu te näete, kellel on sellised Sherlock Holmesilike kalduvusi, on ju laval on 5 tooli, 4 inimest. Aga see ei tähenda, et see üks inimene ei tule, et see tähendab, et Siim Sikkut jääb hästi natukene hiljaks ja on tegelikult kohe varsti siin, kuna tegelikult ta ju ei pidanud nii vara olema. Aga meie tänases paneelis on suur hulk inimesi juba kohal, Margusega te juba tutvusite, Marguse kõrval istub Ivo Suursoo Columbusest ja ITL-ist, tere Ivo. Tema kõrval Taavi Talvik, kellega paljud teist ilmselt on siit tuttavad, aga võib-olla jällegi paljud ei tea. Taavi töötab sellises väikeettevõttes nagu Rebel Room praegu. Ja siis Siim Sikkutit ootame siia ka Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist. Ja see tunnike, me teeme nüüd natuke lühemalt, kui kavas on ette nähtud, aga tund aega meil selle paneeli jaoks on, jagame 5 inimesega, eks ole, siis igaüks saab sealt pealt 10 minuti rääkida. Kõigi nende mõtete esitamiseks on igal inimesel 10 minutit. Meie küsimuste ring, nagu te kavast võite ka lugeda, et küsimus on selline hästi tähtsa kõlaga, et Eesti riigi IT, kuhu lähed, kuhu vaadis? Ja see ei ole nüüd mingi selline paneel, et me lihtsalt täna tuleme kokku ja hakkame millestki rääkima, vaid meil oli ka koosolek enne seda, kus me saime kokku ja siis me arutasime, et milline selle paneeli fookus on ja mis on need küsimused, mida siin nagu esitada ja käsitleda. Ja niimoodi me siis istusime, Ivo oli Skype'is ja teised olid kohal ja jõime kohvi Marguse kontoris ja siis mul hakkas ühel hetkel tunduma, et see jutt keerleb nagu kõik selle ümber, et just kui Marguse ja Taavi ja Ivo ja teiste arvetes oleks Eesti IT-s mingisugune kriis. Et nagu mingi probleem on ja keegi ei oska ka otseselt sõnastada, et mis siis viga on ja see viga ei ole mingi selline, et ma ei tea, et raha on vähe või tööd on vähe või ilm on halb või see ei ole mingi selline nagu tunne, et mingi nagu jama on või ei oskagi kohe öelda. Ja siis me pakkusime nendele kriisidele erinevaid nimesid, et võiks alustada selle kirjeldamisest. Ma nende nimedeni jõuan hiljem, aga Margus, kuna sina hakkasid seda juttu selle esimesena ajama, mis tunne sul siis on? Käid iga päev tööl, mis viga on? Ja täpselt selline tunne nagu Pipil, et otsin spunki või et ei tea, mis see on tegelikult, aga otsin ja tahan nagu midagi teistmoodi. Võib-olla kui nüüd päris aus oled siis, et tegelikult mitte ma ei otsi, vaid et mõned teemad on sellised, mis nagu puudutavad korraks nagu sellist nagu mõttemaailma ja ootaks natukene võib-olla rohkemat. Et üks teema, mis on nagu alati on minu puhul on see, et ma hea meelega tahaks näha, et Eesti firmad läheksid Eestist kaugemale. Läheks Eestist välja. Meie omal ajal Santa Monica ajal seda me tegime üsna jõuliselt. Me olime kindlasti üks esimesi, kes läksid Soome ja lõid seal läbi ja saime hakkama ja see oli kulukas ja see oli huvitav õppetund ja see oli põnev aeg oli tegelikult. Ja nüüd ma näen seda, et väga paljud Eesti IT-ettevõtted ei tahagi, Siim, ole hea, tule. Et neil polegi nagu ambitsiooni välja minna. Et see on nagu selline keskea kriisis mees, et ei taha, ei viitsi, eks ole. Samas ju meil on väga tugevad ettevõtted, kes lähevad ja löövad maailmas jalaga ukse lahti ja teevad suuri asju. Fortumo, CardTime, TransferWise, kõik see, eks ole. Et võib-olla tahaks natukene, see minu see spunk on see, et Eesti see IT-community võiks olla selline rohkem rahvusvaheline. Meie ettevõtted võiksid teha suuremaid asju, tuua siia põnevaid investeeringuid, uut tehnoloogiat, võib-olla mingi R&D keskused, et see maailm läheks meil nagu põnevamaks. Võib-olla see on see minu selline. Võib-olla sul on see, et sa juba oskad teha, mida sa oled mitukümmend aastat teinud seda, igav on. Ei, igav ei ole. Ei, igav ei ole, ütlen küll. Tööd on palju. Ja nüüd uues ametis ka ma näen seda, et kui palju ma saan tegelikult teha ja kui palju on võimas ja me teeme ägedad asju, et ei, igav ei ole. Aga pigem tahaks natukene piiluda väljapoole, just et see pilt muutuks. Ma kujutan ette, kui lahe tegelikult on võib-olla, ütleme, ma ei tea, TransferWise'i kontoris hoopis teine pilt, eks ole, et kui siin Eestis nüüd ainult teha. Nii et võib-olla see on minu selline isiklik spunk, mida ma tegelikult otsin. Ja Ivo, kuidas sinu keskeakriis elab?
kutsun kutsun Siimu ka vahepeal, et istuma. Et võib-olla see tunnetus on ühelt poolt sarnane, kuna meil on 2 teemat täna, natukene nagu riigi IT ja Eesti IT-sektor laiemalt, et siis minu arust selge on see, et Eesti IT-sektori laiem areng saab olema tulevikus tootestamine, nii nagu kogu majandus, et teen üks kord, müün mitu korda. Et see saab olema nagu ilmselt trend, seda tahaks üha rohkem näha, see on suuresti eeldus, et minna laiemaks. Et teie success story on ju oleva brändi laiem ehitamine, laiem tutvustamine ja siis selle pealt sõitmine, aga ma arvan, et Eesti võit tuleb ikkagi nagu oma tooted mujal maailmas. Aga kas sul on ka sa oled ITL-is, eks ole, praegu ja ka oma firmas, kas sul on tunne, et nagu, ma ei tea, et nagu mingi käsipidur on peal, et laske lahti mind? See tunne võib-olla algas isegi mingisugune 3-4 aastat tagasi. Tänaseks ta on jõudnud sellisesse kohta, kus minuga seotud mõlemas ettevõttes nii Columbuses kui Maxis toimub väga tõsine sisemine nagu R&D. Et just et selleks, et millegi uuega välja tulla. Et midagi, mis on oma ja millega siis nii-öelda tulla välja ja laiemalt. Et see on täitsa olemas, olnud, nüüd juba nagu realiseerumas. Taavi, sina oled siin hea näide, et oled olnud väga suurtes firmades oluliste kohtade peal, nüüd oled pisikeses rebelruumis. Ei no siin ilmselgelt on näha, et mehed on mugavustsooni jõudnud, et hommikul tööle, õhtul koju, hommikul tööle, õhtul koju, koosolek, mitte koosolek. Et ilmselgelt tuleb kasuks aeg-ajalt oma seda tegutsemisperspektiivi vahetada ja ütlen ausalt, et väikses ettevõttes kogu tegevus läheb Eestist väljapoole, tegeleme täiesti arusaamatu asjaga. Kui teil müügimeest on vaja, siis ärge Taavi poole pöörduge. Ja kolleegid on nii Filipiinidelt kui Ameerikast, juba mõnus töötada. Täiesti minu jaoks uus perspektiiv ja endale huvitav. Ja ma teen jälle üle aastate midagi, mis nii-öelda paneb selle sisemise mina särama. Et võib-olla Margus peaks ka midagi tegema lisaks koosolekutel käimisele. Jah, väga hea üleminek, lähme selle juurde. Ma vaatan, Siim on siin naeratus näol, ketsid jalas, ei ole tunnet, et oled kuskil põlvini mudas kinni. Koosolekut küll tulen. Ma ei tea, kas see on hea või halb märk, et nagu ma mõtlesin, ma olen siin just in time mees, et ma tulen seekord 15 minti varem ikka ja hiljaks. Aga nii juhtub, kui varem alustate. Ei, aga korraks nagu teiselt poolt, tugitoid on mugavad, aga eks ma nüüd saan kuidagi kogu seda riiki selles paneelis enda õlal kanda, et ei ole kuidagi aega mugavuses olla tegelikult. Et teha on ju küll ja kogu aeg veel, et kui nagu pigem ise endal kuidagi elu mugavaks läheb, siis peaks tõesti nagu kuskil järgmisse kohta vaatama ja ma pigem näen, et juba tehnoloogia enda pärast loomulikult, aga ka sellepärast, et kui palju meil on veel potentsiaalini ideed minna, nagu ei ole küll aega kuidagi tukkuma jääda või ootama jääda. No sul ei ole tunnet, et vaatad oma selles nagu riigi teenuste pargis ringi, eks ole, et riik.ee, ma ei tea, ma saan iga 3 minuti tagant tuleb pressiteade, et nüüd me teeme riik.ee ümber, kõik hakkavad sellest aru saama, ikka keegi ei saa. Ja siis on mingisugused legendaarsed, mingisugused teenused, ma ei tea, ehitusregistrid ja mingid asjad, millele on manuaali juurde vaja ja Maksuamet on ka 20 aastat samasugune olnud, nüüd vist tuleb uus välja. Sul ei ole tunne, et see kõik on tehtud, ma ei tea, kas te endiselt näitate nendele väliskülalistele seda valitsuse nõupidamisruumi, kus on arvutid, et näitate, et see on suur asi või? Kui see juures ärge naerge. Kui mina tuleksin, ma läksin toona Riigikantseleisse 5-6 aastat tagasi, et tulin üldse selle riigi IT nagu ala peale, siis ka mina olin hämmeldunud, et jätkuvalt me viime külalisi sinna ja see oli see hetk, kui me tegime suure muudatuse, me läksime tabletite peale üle. Ja laud täna, kui see on puhas, ei ole mingid arvutid enam nagu näha nagu. Et täna jätkuvalt tulevad ka nagu suurriikide juhid. Ma mõtlen suured tööstusriigid, nagu maailma liidrid, tulevad selle laua taha ja on imestunud sellest, kuidas te saate ilma paberiteta valitsuse istungi ära peetud. Tõesti, nagu ilma pika jauramist, mis ma tahan nagu öelda, et isegi asjad, mis meile tunduvad juba vanad, hallid, kulunud, ammu nagu olnud, nagu müstika minu jaoks on jätkuvalt see, et need muu maailma jaoks, mitte kõigi jaoks ja mitte kõik, aga kipuvad olema nagu endiselt asjad, kuhu nemad püüdlevad. Et see on nagu see pool, et ma tahakski öelda, et meie võrdlus sageli ei ole tegelikult muu maailmaga, vaid pigem enda potentsiaaliga peaks olema. Ja seda küll, aga kas sul ei ole, sa ise ikkagi sead oma latid enda jaoks, eks ole, mitte võrreldes Angela Merkeliga, vaid võrreldes minu endaga või sinu endaga, on ju. Et kas sul ei ole tunnet, et pagan, et me tegime selle kõik ju 20 aastat tagasi, et see on ikka see sama värk?
et me ei ole vahepeal midagi uut teinud. Ikka on, aga no ma hakkan kaugemalt pihta, et majandusministeeriumist, kust mina tulen, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kus IT asekantsleri või selline riigi CIO roll on. No meie töö on see õnn ja õnnetus, et me ei ehita ise asju, me ise ei run'i süsteeme, ei hoia neid püsti, me pigem peame välja mõtlema, katsume hoida sest riigi ühtset strateegiat ja teisi sinna või tugida. Raha, reeglite, juhendite, mis iganes muul hea ja halval moel on. Et see point on see, et loomulikult me näeme küll ja küll kohti, kus paremaks teha. Ma olen optimist, et ma näen ka tegelikult pidevalt nagu paraneb, aga ilmselt 90% meie tööd ja ka riigi küpsust vaadates, või ütleme 80 vähemalt, ongi tegelikult pidev iteratsioon, mis meil puudu nagu on olnud ja millest ka minu eelkäija juba nagu innustus ja mis mina näen, et me katsume süsteemseks täna teha on see, et meil oleks vähemalt 10% aega, inimesi, effortit, raha lähekski nagu radikaalsemalt uue loomisse, katsetamisse. Aga see ei tähenda, et me kogu aeg nagu radikaalselt ringi kirjutame. Suur osa meie küpsusast meil ilmselt ongi juba pidev ka nagu parandamine. That's life. Nii ka nagu suured organisatsioonid toimivadki. Meil on vaja, et see 10 või 20% oleks ka olemas ja seda on võib-olla liiga vähe olnud. Aga Margus, äkki me peaksime seda kriisi, me oleme praegu natuke vaadanud seda kui halba asja, et selline nagu kinni ja ma ei tea, äkki on keskeakriis aga äkki see on selline normaalne nagu täiskasvanuks saamine, et 20 aastat rokiti on ja pidu, näpp püsti meripõlvini, et nüüd ongi küsime, et mis ebita on ja vaatad, et ma ei tea, kontoris oleks kallis kohv ja et on selline, nüüd esitaks arveid ja teeks siis tööd, et on see Hendrikule meeldib meie kohvi meeldib Hendrikule, et on suur kohvikurma. Äkki see ongi normaalne, et nüüd tuleb hakata tööd tegema lihtsalt ja igavaid projekte ja palju raha teenima. Aga see on igav. Et ei, kindlasti see on nagu arengu sellise nagu märk, et ma juba isegi tunnetan, et meil hakkab tekkima teatud mõiste nagu legacy, heas mõttes või halvas mõttes, seda võib nüüd arutada, aga tõesti, et me oleme jõudnud oma arengust teatud küpsuse staadiumisse ja võib-olla siin ongi see, et me ei peakski midagi nagu rohkem pingutama, hoiame asjad töös, teeme natukene paremaks, aga kuidagi nagu see tunnetus või see sisemine tuli on see, mis ütleb, et võib-olla peaks midagi natuke teistmoodi tegema, võib-olla peaks midagi natukene Eesti 3.0, 4.0, 5.0 viima tasemele ja ütleme, et teeme natuke veel teistmoodi, eks ole. Minu arvates see, mida Siim välja ütles, ta niimoodi viisakalt ütleski, et mis saab olla näiteks Eesti CIO või riigi CIO roll, et minu arvates kõik algab siit. Et selleks, et teha jõulisi muudatusi, peab olema sul vahendid ja võim. Tegelikult peale nagu isikliku šarmi, nagu sa vahel ütled, Siimul suurt midagi ei ole. Natuke raha, aga praktiliselt niisuguses tava valitsemisstruktuuris ikka väga vähe võimu. Et siit kõik algab peale, et midagi nagu ägedat tahaks teha, siis tuleks nagu alustada siit, et kuidas me seda asja siis nagu tegelikult valitseme. No ma ei tea, mul on võib-olla nagu käiatud näide, aga e-residentsus tuleb meelde, et kui meil on olnud Eestis viimastel aastatel üks keeruline avaliku sektori nagu projekt, kus IT osa on, mis nagu Taavi Kotko armastab öelda, see on üks bitt või nagu üks väli lisati ID-kaardile juurde, on e-resident ei ole, et see IT osa on üliväike ja see muu osa seal ümber oli ülikeeruline, ülisuur ja sai ju kuidagi tehtud. Ma kõigepealt vastaks nagu seda pärandi küsimusest ka ja kindlasti ärge mu nagu sissejuhatavad remarki nagu valesti nagu mõistke, et ma arvan, et me peaksimegi pidevalt oma asju uuendama. Lihtsalt, mis ma üritasin nagu natuke kainestava riigi vaatast nagu öelda, et me ei jaksa kogu aeg kõike uuendada. Ehk et mis ma mõtlengi, me peame pigem nagu saama tsüklisse, et nagu perioodiliselt asjad uuenad, et me riigi portfelli mõttes 10-20 asja nagu kogu aeg prossa nagu effortit paneme sinna suuremasse ümberkirjutusse. Kui ma ütlen seda sellepärast ka, et tahame või taha, aga et riigis see pärand sageli on just äriprotsesside poole peal, eks ole, ja selleski, kuidas me poliitikat teeme, teenused osutame, juhime ja selle muutmine on suurem kas juba sellepärast, et see meie kolleegid kogu austuse juures nende vastu väga vähe täna nagu hoomavad seda, kuidas nendeks digivõimadeks neid asju paremaks teha. Sealt hakkab see challenge pihta, seda sai muuda lihtsalt nagu üle. E-residentsuse näide, ideaalne näide, puhas tegelikult nagu selle küsimus, et millist ambitsiooni me tahame võtta, milliseks Eesti ärikeskkonda kujundada, mis on policy või poliitikavaidlus, mis on teenuste selles mõttes sisuvaidlus, üldse mitte IT küsimus. IT-ga me teeme täpselt seda, me toome rahva turuplatsile nii-öelda, nagu Taavi armastab ka öelda ja see oli algusest peale meie mõte, me toome Eestisse kasutajaid juurde, kes võib-olla kunagi see füüsiliselt ei sattu, kuigi mõtleme ka trikke veel, kus neid see päriselt tuua ja see, mille järgi nad tulevad, on tegelikult nagu äriajamise lihtsus eeskätt. Ja see on kinni regulatsioonis, protseduurides, teenustes, mitte see IT otsas nagu sellest.
no Taavi, sa oled siin kuulanud seda, kus kivi all nüüd siis see lahendus nagu peidus on, sinu arvates? Kindlasti on üks osa sellest lahendusest, ootusest see, et meil inimesed on juba harjunud sellega, et täiesti adekvaatne kogus elu on võimalik digitaalselt läbi ajada ja on tekkinud nõudlus taha. Et riigi poolt võiks olla ikkagi mingisugused teenuseid ja enam järjekorras seista ei viitsi. See on kindlasti üks fakt, mis tekitab seda survet ja võib-olla see surve on läinud nii palju kõrgemaks, et võiks nagu reageerida kuidagi. Kusjuures nali naljaks mingite teemadega isegi ilma suure kampaaniata riik ka reageerib. Mul on hiljuti oli võimalus saada osa täiesti innovatiivsest teenusest, on need hoiatustrahvid. Jumala hästi toimib 15 minutiga peale seda situatsiooni oli mul e-maili peal see digitaalselt kõik olemas. Ma ei usu, et seal taga mingit kampaaniat oli. Tehti ära. No, ma ei tea, kas see on tippteenus nüüd, mida kõik tahaksid, aga on olemas. Komistasid uue e-teenuse otsa. Liiga kiiresti, ma saan aru. Internet on väga ohtlik koht, ära sinna mine. Aga lähme edasi selle küsimusega, et Ivo näiteks meil on põhjust sinu otsa vaadata küsimusega, et kes siis peaks jalad kõhu alt välja võtma, et siin kuidagi põnev oleks, sul on mitu IT-firmat, sa juhid ITL-i, miks ta ei tee midagi siis? Ma arvan, et teeme küll, et praegult on meil on ideaalne aeg, kui me räägime riigist. Meil on ideaalne aeg, et algab ju järgmine iludusvoor, on ju. Ja see tähendab seda, et märtsis me kõik lähme valima ja valime kedagi, kes siis nagu teeb järgmise 4 aasta jooksul otsuseid. Ja mõnest on suurepärane aeg läbi rääkida, et kuidas me tahame, et need asjad saaks toimima. Et minust on Eesti riigis on vaja 2 võtmeisikut. Üks on teenuste disainer ja teine on siis infrajuht. Ja no loomulikult kõiki neid ministeeriume, neid on ka vaja. Aga et kõik algab äripoolest, mõtleme, et see Eesti peateenuste disainer, kes ilmselt oleks siis peaministri parem käsi, siis läbi nende ministeeriumite disainiks need teenused ära ja siis on kuskil see, kes kogu seda inframaailma hoiab rakkes. Ja siis tulevad teenused, mida vaja ei ole. Ei, vastupidi, et teenused peakski algama sellest, et me alustame teenusdisainist, et me võtame ette kõik need samad, et mingis, väga hea näite tõi Luminori teenuste disainer ühel konverentsil, et abielu registreerimise avaldusel on täpselt 2 andmestut, mida riik veel ei tea sellel hetkel, kui ma seda täitma pean. Ja üks on see, et jah, ma soovin ja teine on allkiri, et kõik muud andmed minu kohta on teada. Ja olles ise Luminori klient, ma kuulen väga suure üllatusega, et neil on teenuste disainer tööl. Ei tea, millega ta oma päevi täidab, aga olgu, aga see on väike vahemärkus. Kas ma sain aru, Ivo, et sinu nagu ootus või võib-olla ka Marguse ootus on see, et riigis oleks mingisugune tark inimene või nagu mingi tarkus, kes annaks Eesti IT-firmadele ägedaid maailma muutvaid projekte teha ja küll ta siis teeks? Ma olen ise teinud mingisuguse lapse nime registreerimise hiljuti läbi, sellest on 9 kuud umbes ja pagan, see oli ikka nagu väljakutse seal Eestis ja siis saada mingid kinnitused ja siis mingid abikaasa pidi mingid asjad tegema, mingi sotsiaalamet. See kõik oli nagu nii pagana keeruline, et ühe korra pidi ikkagi helistama ka infonumbrile. Et kedagi on ikka vaja, kes teab aru, mis asi on nagu selline teenusdisain. Et selleks, et võtta järjest ette kõige enam kasutatavad teenused, panna nad järjekorda, tõmbata joon ülemisele 10% vahele ja öelda, et need disainime nüüd nii ära, et kasutaja põhimõtteliselt ei tunnegi, et need juhtuvad. Ühesõnaga, sa räägid praegu, et on toimunud mingisugune muutus, et enam nagu IT-s puhtalt kastide ostmisega läbi ei vea. Täiesti nõus. Et nüüd on vaja natukene ka inimestesse panustada, kes nagu matsu jagavad. Et see on mingisugune üllatus meile. See ei ole meie jaoks üllatus, see on asi, mis tuleb ära teha. Ma arvan, et see on üks oluline asi, et minu meelest, mis toimus riigi teenustega, on see, et võeti need samad pabervormid, analoog selline protsessimine, see tõsteti lihtsalt arvutitest, viidi IT-maailma. Aga siis tuleb küsida, et kas seda kõike vaja on? Siin mitu korda on väga neid näiteid olnud, mis nagu maksuametis nüüd tuleb muudatusele, et toodetavasti varsti me saame lihtsalt teada, et kuule, sinu tulud on sellised, midagi tegema ei pea, ära üldse reageerigi.
jääb see suur trall ära iga veebruar, eks ole, et kus me üritame sisse logida ja kähku ära nii-öelda täita oma andmed ja pärast raha veel tagasi ka saada, et ma arvangi, et mida me ootame, tegelikult võib-olla see ootus ongi mõnetel selline, et meil toimub selline murrang ka riigi juhtimises, nii-öelda see disruption, millest räägitakse ja vaadatakse üle need protsessid ja seal tuleb just sama, millest Ivo räägibki, et see tootedisain, lahendused, et võib-olla me ei pea täitma 10 kordi samu väljasi või neid saab väljasi saab hoopis võtta automaatselt. Neid asju on palju tegelikult, väga palju. Ma arvan, et üks 1/3 nendest teenustest tuleks üldse anda erasektori teha. Sarnaselt nagu on see autode tehnilise järelevalve või see tehnoülevaatuse värk on ju. Seal tekiks konkurents teatavasti parandab oma loomult alati teenuse sisu ja siis läheks elu juba riigil ka lihtsamaks. Ja Siim, istuvad inimesed laval sinu kõrval, eks kurdavad, et on igav, midagi nagu põnevat ei toimu, nagu Margus otsib spunki ja et tahaks, et me rokiks on ju, ja siis nad vaatavad sinu poole, et miks te ei anna meile midagi kihvti teha, mis te munete seal riigis? Ma hakkan sellest pihta nüüd riskides olla ebapopulaarne, et hästi lihtne on ära üldistada. Ma ütlen, et eriti ma juhtin seda olema kogu riik täna, et eestlasena ma tahaks seda öelda siia juurde, et meil on väga palju asju ka hästi, ärme unustame seda. Ehk et nagu Margus tõi välja endaks ka, et me oleme võib-olla nagu tänaseid paberteenused ja loogikat nagu digisse valanud, alati ei ole, nagu tegelikult on 50-60, eks ole, et on päris palju asju, mis on hästi tehtud. Meie probleem, mida mina nagu näen, on see, et seis on hästi ebaühtlane. Ja ebaühtlane just nimelt selle poolest ka, et meie tänases ka nagu juhtimisstruktuuris see suutlikkus nii äripoolel, asju välja mõelda, kui ka võib-olla sellel, kes neil seda äripoolelt, seda IT-sektori poole, seda tellimust vahendab, et asju kirja panna, juhtida, tellida, hankida on hästi ebaühtlane. Sellest tulevad need vahed. Ja nüüd küsimus ongi, kuidas me saame selle ühtlasemaks. Ja ma väidagi, et ilmselt peame tegema mitmeosalist nagu strateegiat, et just ühelt poolt seda, et me täna esimest korda Eestis nagu nuputame selle peale, kuidas näiteks ka suuremas mahus näiteks oma kolleege tegelikult nagu digiteadmiste poole suunata ja pöörata, nagu, et ka äripooled tuleks rohkem aru saama, kuidas saaks paremini teenust disainida, andmeid ära kasutada, kõike muud sellist, üks osa. Teine osa on see, et ma olen tegelikult nagu Ivoga ise nõus, et me saaksime kindlasti rohkem erasektori peale toetuda ja mitte ainult nagu tervikteenustena. Mina ise näen muuhulgas väga seda, et me peaks hakkama ka infosüsteeme riigis teistmoodi üles ehitama, rohkem nagu modulaarselt mikroteenuste põhiselt, ka sealt tuleb äri ja komponente, innovatsiooni, millele erasektorile toetuda, eks ole. Isegi kui me tervikuna välja mingil põhjusel ei anna. Ja nüüd kolmas asi on seal sinna, et Ivo tõi välja selle, et selle juhtimise poole, et tõsi on täna, et ma ei küsi siin tööd juurde, aga et selgelt, et kui on tahe, et nagu hüpped toimuksid kiiremalt, nagu, siis on mõnevõrra rohkem seda kesksemat suunamist vaja. Ärge saage valesti aru, me teeme oma jõududega parima igapäevaselt, muuhulgas selles suunas, et teenused saaksid nähtamatumaks, andmed rohkem ära kasutataks, toimuks rohkem kuni tehisintellektini asjade katsetamist, nagu, aga seal jõul on täna nagu lagi ees. No Margus, sina mainisid alguses eksporti, eks ole, et sa tahaks näha, et Eesti IT-firmad teeks maailmas suuri asju ja läheks riigist välja. Aga teistpidi me oleme nüüd jõudnud sinna, et tegelikult oleks ikkagi hea, kui riik annaks mingi väga kihvti projekti peale, ID-kaart 2 on ju, või mingisugune kogu Eesti IT elektrifitseerimine 3 on ju, ja siis erasektor nagu teeks. Aga siis me oleme ikka tagasi selles 20 aasta taguses olukorras, kus riik muudku annab peale, kohalikud ettevõtjad muudku treivad andmebaase ja keegi viitsi kuhugi välja minna. Ja ega see on küll tõsi tegelikult, et Eesti firmade selline võib-olla suutlikkus või tahe Eestist välja minna on sageli komistuskiviks olnud. Ma olen näinud kõrvalt projekte, kus näiteks läbi demokeskuse on tulnud väga lahedad tegevused erinevates riikides, pakutakse Eesti firmadele, on väga hea võimalus teenida ka raha ja siis jääb see pidama, et ei suudeta välja minna. Ja üks asi muidugi see, mis me siin räägime riigis, eks ole, aga see on meie enda tarbeks, et see ei tee meie ühiskonda rikkamaks. Samas, me oleme, nagu ennem sa ütlesid ka, me oleme kõvasti teistest maadest ees ja teised riigid tulevad siia, vaatavad, imestavad, elektroonsed valimised, digiallkirjad, kõik see, mida nemad hakkavad alles juurutama. Me võiksime tegelikult sellega hoopis minna laia maailma. Ongi see, et ma arvan ka, et siin peaks võib-olla IT-sektor ise vaatama sisse ja küsima, et kas me oleme tegelikult suutelised, kas me tahame, kas meil on seda visiooni, kas meil on seda ambitsiooni, see ambitsiooni tase ei pruugi olla paigas seal. Minu tegelikult järgmine küsimus olekski võib-olla siin kõigil, et kas Eesti IT erasektor on piisavalt tugev, et rokkida ja teha ja muuta maailmaga ilma selleta, et Siim Sikkut või keegi IT-minister ütleks, et kuulge, tehke kihvti asju.
kas Eesti IT-firmad on piisavalt tugevad, et ise teha? Võib-olla üldse riigist sõltumatult, mingid muid kihvte asju. Ilmselt juba tehakse. Vabalt on kõik meie popid noortepärased startupide näited, Transferwise'id, Pipedrive'id, Taxify'd, nad teevad päris suuri asju, võib-olla seal ei ole mingisugust uut narratiivi, et uut leiutist, aga nende pealt on väga hästi näha, et nad suudavad võib-olla olemasolevaid ideid väga hästi execute ida. Ja ütleme, siin võib-olla ongi mingisugune koht, et Margus otsib uut ideed, mis lihtsustaks nagu elu, et tekitaks väikse ime. Aga selle startupi maailmast on näha, et vennad võtavad olemasolevad asjad, executivad ja rullivad täiesti süsteemselt välja. Et kui tulla tagasi riigi konteksti, siis nagu seda vähemalt minu arvates seda executimisvõimet ei ole. Et võib-olla on inimesed sealt ära tõmmatud, võib-olla ei ole seal nagu motiveerimisskeemi. Startupis on lihtne saada osakuid. Et riigis, ma ei tea, võib-olla võiks ka tulevastest maksutuludest osa saada inimesed. Tulumaks on väiksem näiteks. 3% võrra. Pensionifondi saad nagu rohkem. Pensionifondi rohkem saada, siis IT-inimesi tuleks küll sinna. Et tuleks seda võimekust võib-olla juurde. Aga mul praegu teie juttu kuulates tuli meelde, et ma täpselt seda lugu ei tea, aga mulle meenus, et väga väärikas vana Eesti IT-firma Taatel toimetab midagi kuskil kosmoses. Viimati nad lubasid hakata sildade kvaliteeti uurima satelliidiga. Eks, ja Taatel on, ma ei taha neile nagu liiga teha, aga kindlasti, kui keegi küsiks, et nimeta Eesti IT-firma, mis kosmoses võiks tegutseda, Taatel ei tuleks esimesena meelde, mul tuleb projektorid meelde. Et äkki see on, ma ei tea, te olete sektoris sees, kas see on näide sellest, et võib küll vana IT-firma võtta ja hakata midagi muud hoopis tegema ja ilma riigita ja ise ja minna välja? Minu tunnetus on, et natukene praegult on küpsemas küll selline aeg, et see pärm on pandud nagu podisema ja päris paljudel toimub sellist sisemist innovatsiooni, investeeringut valdkondadesse, mida nad võib-olla nagu varem ei ole teinud. See Taateli lugu, mis nad ütlesid, et see on ikkagi nagu vähemalt 4 aasta töö, et sinna jõuda. Et võib-olla siin keegi teab täpsemalt, et see, ma arvan, et podisemas on tegelikult palju rohkem, kui me näeme. Ma toon see teise nurga nagu sisse, et sa küsid seda, et kas nagu ilma riigita ka IT-sektor nagu elab või ei ela, eks ole, et võtaks nagu teistpidi, et küll saaks hakkama, aga kas me võib-olla peaks seda niimoodi nagu arutama, et pigem ikkagi seda, et kui meil see IT-sektor juba on, meil riigil ka ju fundamentaalselt pidevalt edasiarendamise vajadused on või peaksid olema, eks, et saame koos hakkama. Pigem ikkagi just nimelt teema nagu pigem on see, et kuidas me saame rohkem õlga alla panna, et uusi asju tehtaks ja tegelikult ka riigi peal katsetatakse. Et ma ei hakka siin ma ei saa tuua ühtegi näidet nagu niimoodi, aga pigem me peame nagu jõudma sinna minu arvates, et me pakume ka sellist nagu liivakasti ja katselava. Olgu selleks nagu kindlasti andmete teema, avaandmetest on palju nagu Eestis juttu olnud, me katsume uut hoogu sinna sisse puhuda. Olgu selleks see, et me ka oma süsteeme avame tegelikult nagu katsetamisele rohkem, nii nagu kunagi kas või Guard Time sündis vastu XT peal tegelikult nagu mängides. Olgu see, et me tegelikult ka tellime teadlikult rohkem uudseid lahendusi. Veegod, et kas siis nagu andes tervikuna erasektori kätte, võttes sealt nagu komponente sisse, tehes koos mingit arendust, mis iganes. Et that's okay, et meil ongi riik, kellel ongi nagu vajadused, meil on riik, kellel võiks olla ka nagu tegelikult nagu tulevikku vaatavad vajadused, kelle peal, kellega koos asju luua ja siis nagu proovida muuda maailma viia. Et samamoodi palju räägitud näited, Iisrael ja teised riigid toimetavad ja ma vaatan ringi maailmas üha rohkem tegelikult ka valitsused investeerivad ise ekstra, mitte ainult e-riigi ehitamist, vaid e-riigi innovatsiooni just nimelt. Et meie oleme täna seda teinud muu töö raames, aga ka minu meelest nagu järgmise kevade peale mõeldes edaspidi mõttekoht, kas meil ka selles, kas tegelikult võiks olla nagu vahendid või eraldi ressurss olemas. Ja see ongi see sama, mis ma räägin, 10 või 20% effortit peaks minema sellisesse kohta. No teeme sellise harjutuse sinuga, Siim, et kui see sõltuks ainult sinust, sul oleks raha ja poliitiline võimalus see läbi rullida ja koostööpartner, ütle 2 asja, mis sa teeks. 2 konkreetset asja. Vanadest asjadest? Ma ei tea üldse, kõigist asjadest. 2 suurt unistust, mis on Siim Sikkutil. Ma hakkame sealt pihta, et esiteks on see pool, mida Ivo juba napsas nagu ära, aga ma olen täitsa sama meelt, nagu meil täiesti mõttetu see, et me peame jätkuvalt riigiga mingites kohtades suhtlema.
me näeme, me oleme ära kaaristanud, on täna 15 sündmust, mille ümber saaks maksimum ühe suhtluse kõik asjad korda aetud. Laps sünnib, läheb kooli, abiellud, mis iganes muud. Need teeks järjest ära. Täna me veame sinnamaani välja, nagu ütlesin, meil on mingi lagi ees, me veame nagu to be vaateni majandusministeeriumi poolt teised ministeeriumid kaasa, delivery peab tulema teistelt, me saaks seda kiiremini hakkama. Ja tulemus on tegelikult see, et sul ei ole riigiga mitte ühtegi suhtlust, mida tingimata vaja ei ole. Eks? Parim kasutajakogemus on see, kui sul ei ole üldse vaja mingit nagu jama läbida kuskil, isegi kui see on väga nägus veeb. Esiteks, teiseks, ma väga selgelt viskan siia nüüd buzzwordi, aga ma usun, et Eesti peab tugevalt panustama tehisintellekti suunda, sest ma näen, et meil sest, kui me suudame seda teha, see on väga suur hüpe meile nagu suutlikkuse poolest, meil on nii vähe eksperte, kes sellest nagu tegelikult jagavad Eestis olemas. Aga kui me seda suudame, nagu meil on sellest nii palju võita majandusena ja ka riigina, sest fundamentaalselt, mida nagu me saame sellega automatiseerimise viia järgmisele levelile, nii back office'is kui ka front, eks ole, teenustes, ja meie suurim challenge on inimeste puudus. Nii et mida rohkem me saame nagu inimesi turule väärtuslikuma töö juurde, seda rohkem meil on tegelikult võita. Et selles nagu edasiminek oleks minu teine nagu suur asi. Jällegi, me otsast seda käivitame, see ei ole nagu mingi laus nagu unistus, aga me pusime esimeste pilootide kallal. Eks ta suurema hooga siis. Okei, aga võtame selle sama AI näite. Et ma arvan, et täna rääkida sellest, et AI tuleb ja muudab näiteks, ma ei tea, inimese ja riigi suhtlust. No me võime istuda maha ja võtame iga 2 õlut ja küll me välja mõtleme mingisugused muinasjutud, et kuidas see kõik juhtuda võiks, mida ta kõik võiks teha, eks ole. See on ilmselt enam-vähem samasugune olukord, nagu võis olla 90ndate keskel, kus võib-olla mingid mehed võtsid 2 õlut ja ütlesid, et kui saaks teha nii, et meil oleks digiallkiri. Võib-olla on stardipunkt nagu sama, mis siis nüüd juhtuma peaks? Et meil näiteks 10 aasta pärast, nii nagu tehti kogu Eesti riik 2000ndate alguses, siis ütleme 2025. aastaks oleks siis mingisugune AI asi olemas. Kes see seda vedama peab või kes peab, ma ei tea, raha andma või kust inimesed tulevad? Ivo? Ma tuleks selle juurde, mida Siim ise juba välja pakkus, et kui Eesti riigil oleks siuke liivakast, me kõik teame, et innovatsioon ei ole kunagi tulnud ülevalt alla, see alati tekib kuskil kohal ja kust tulevad startupid, tulevad mingi konkreetse probleemi olemasolust ja selle lahendamisest, et kui oleks niimoodi, et igal kodanikul või igal ettevõttel, IT-ettevõttel on võimalust, kui näeb riigis mingit kohta, ta ütleb, et ma lahendan selle ära ja meil ongi selline mudel, mis ütleb, et okei, kui sa leiad sellise koha, teed ära, siis me finantseerime või kasutajad finantseerivad või kuidagi mingi selline, et see innovatsioon nagu ise tuleks nagu igalt poolt, et keegi leiab sealt, ma tahaks selle asja ära lahendada ja kohe võibki ära teha. Aga kuidas see majanduslikult toimiks, et pärast saadad arve järele? 40 000 tundi. Kuidas täna startupid majanduslikult toimivad? Selles mõttes, et inimesed usuvad, et see on vajalik asi, et see on teistele vajalik asi. Muidugi riigi mudelis on see, et see peaks uskuma, et see on vajalik nagu mitmes riigis, et siin on nagu panustama hakata. Aga see idee peaks olema sama, et ma leian koha, ma proovin selle ise ära lahendada. Ma ei tea täpselt, kuidas see tehnoloogiliselt toimuma peaks, aga see idee peaks olema, et kuidas saaks innovatsiooni laiali lasta. Tegelikult ju, enne kui sa vastad, tegelikult ju, ega riik ju kulutab ka olemasoleva teenuse ülalhoidmiseks raha. Kui ta tahaks teha innovatsiooni, ta peaks ka kulutamise raha. Nüüd küsimus selles, et kui seal taga on selline nii-öelda äriline case, et erasektor tuleb, teeb mingi tükki ära ja riigil on siis kasu, ma arvan, see ei oleks üldse probleem. Summa summarum, meie kõik võidame maksumaksjatena ja nii edasi. Minu see hoiatustrahvide näide, et seal raha liikus, tehti ära, keegi rääkinud, olemas. No siin, mis inimesed tahavad teha? Üks mitmed põhjuseid, üks põhjuse mitmete hulgas, miks nagu ma ise usun ja me katsume pöörata riiki rohkem edaspidi selle nagu mikroteenuste ja nagu modulaarsemasse suunda, on ka see, et see challenge ühest riigist teise lahendusi ülekanda on päris suur. Siin teavad, et inimesed kindlasti saalistest rohkem kui mina nagu, et niivõrd erinevad nagu on, eks ole, tavad, harjumused, legasid, mis tahes muud sellist, aga mida rohkem me tegelikult ise ehitame oma asju modulaarsemalt, seda rohkem meil on üks teine võimalus, lisaks nagu Ivo räägitule, et tegelikult nagu sektorisse, okei, võib-olla sa ehitad ühe konkreetse krati või tehisintellekti rakenduse meie jaoks, sama asi on mujal ka nagu pärast sul kasutatav, nagu kas või nagu logistikaettevõtte, pangandusettevõtte, kelle iganes jaoks. Et see, ühesõnaga ma tahan öelda, et ka see modulaarsemas minek tegelikult avaldab ka võimalusi just nimelt teha asju, mis ka skaleeruvad paremini, osta sisse asju, millest tegelikult tekib muud nagu lisandväärtust down the line. Kuidas saada nagu sinna, et me 10 aasta pärast Eesti nagu AI-riik, seda sa tegelikult küsisid, on. Et ma ütlen sedapidi, et me tegelikult seda, mul ei ole täit vastust, sest me seda praegu
nuputamegi koos nagu erinevate riigiasutuste ekspertidega erasektorist ja selline nagu töö, policy töö on käimas kuni järgmise kevadeni. Aga mis ma paar asja juba selgelt nagu näen, me peame hakkama selgelt ja kiirelt ise katsetama, ongi ka riigina katsetama või nagu tegema projekte, tellima seda, et tekiks üldse arusaam, kuidas sellised asjad riiki ära mahuvad nii-öelda, eks. Kuidas neid ka nagu riigi aparaati tuua või neid nagu rakendusi nagu runnida, eks ole, mis tingimused selleks olemas peavad olema. Teiseks, selgelt meil on see väljakutse, mis ma enne välja tõin, meil on selles vallas väga vähe inimesi. Meil on tõesti üks väga äge näiteks masinõppe kommuun, kus on huvilisi vabatahtlikke nagu päris suurel arvul nagu koos, päriselt eksperte on väga vähe võtta. Ja sellest tulenevalt, ma ütlengi, et kui me tahame näiteks jõuda 10 aasta pärast sellise AI riiki nagu välja, siis kindlasti on riigil endal palju teha, aga minu väljakutse oleks ka tegelikult erasektorile, IT-firmadele, et masinõppe, üleüldse analüütika, andmeteadus on suund, kus ka tegelikult ise ennast, enda staffi, enda kogemust arendada, nagu ette investeerida. Sest see on ainult koht, mis nii riigi kui ka muu maailma vaates ju kasvab. 20 tagantjärgi vaadates, kui me vaatame seda Eesti e-riigi esimest revolutsiooni 20 aastat tagasi, siis tagantjärgi on ülilihtne öelda, mis läks hästi või miks läks nii. Olid ambitsioonikad noored vihased inimesed, oli ja seda nii poliitilisel tasandil kui ametnike tasandil tõenäoliselt, oli erasektor, kellel oli täiesti konkreetne majanduslik huvi, pangad, telkod, nad nägid väga selgelt rahalist põhjust, miks nendel oleks ka kasu sellest, kui niimoodi juhtuks, ja siis need jõud said kokku ja need moodustasid piisavalt tugeva sellise survegrupi ühiskonnas, et tehtigi ära. Ja ei läinud lihtsalt, ID-kaart oli, ma mäletan ise, kus neid artikleid kirjutati, ma ei tea, 5 aastat või 10 aastat, et kraabi ainult lund, et muud temaga teha ei ole, aga tehti ära. Et kus on täna see, kas sa näed, kas keegi teist oskab näha, et kus saaks need piisavalt suured jõud erinevatest valdkondadest, erasektorist, riigist kokku või mis oleks see ühendav huvi, et kes nüüd peaks tulema pärast seda paneeli Siimu juurde ja ütlema, et kuule, et see AI jutt, et see on tõesti äge, et meil on siin 3000 programmeerijat, et paneme kõik tööle. Ma ei tea ühtegi sektorit, kus ei räägita tööjõupuudusest. Et ma arvan, et see on see vedav trigger. Ma ei tea, kas see valu on veel piisavalt suureks kasvanud, seda ma ei tea. Aga kuskilt sealt see tuleb, minu hinnangul. Oota, aga seleta lähemalt, mis sa mõtled sellega? Et kui meil ei ole piisavalt inimesi, siis tuleb masinatega asendada. Ja seda riigis, erasektoris, teenindussektoris, et ma ei tea, miks peaks olema hotellis reception? Selgitage mulle ära. Milleks peaks olema? Tõenäoliselt mingist hologrammist piisab, kui keegi tahab viisakas olla. Aga tegelikult kõik ülejäänud on ju tehtav mingi broneeringusüsteemiga. Et see tööjõuvajaduse surve peab suruma sinna, et see läheb sinna sellesse tehisintellekti. Taavi? Kust tuleb? See uushüppe tõenäoliselt tuleb uushüppe põlvkonna vahetuse kaudu, et keskmine vanus nendel, kes siin laval istuvad, läheb poole alla. Õige mõte, järgmine aasta teeme paneeli hoopis poole nooremate inimestega. Aga Taavi, ise sa läksid nii-öelda startupi tööle, miks sa ei usu, et need inimesed võivad siin teha sellise pivoti oma elus? Ostavad tsikli ja hakkavad ägedaid asju tegema? Ma usun, et võivad küll, et Hansapost müüb 1200 €, jumala okei tsikkel, mopeed, vabandust. Et võivad küll. Aga mis puudus? Miks peaks või? Kuidas tunnete ennast? On seda sees, et viskaks kõik nurka ja hakkaks nullist AI-ga pusima, pannaks ise käed koodi külge? Ei, ma arvan, et ma usun, et ikkagi need, kes on selles äris või ütleme selles tehnoloogiasektoris pikalt sees, ega neid ei innusta see, et ma käin hommikul printeri ja kohvimasina vahet, et nad ikka tahavad teha asju. See on see, miks meie seda üritust korraldame iga aasta, võtame seda peavalu ja ega me ei teeni sellest ju midagi. Me teeme lihtsalt selleks, et ühiskonnale midagi tagasi anda. Samuti Ivo kulutab väga palju aega selleks, et juhtida ITL-i. Ta näeb ka seda vajadust. Jõuga ajame kokku ettevõtted, et saaks sellise AI huviliste töögruppi, aga see on kuskil peab alustama. Tahavad, aga keegi peab olema see, kes eest veab, ja siis nad hakkavad omavahel teavet jagama ja siis hakkab sündima huvitavaid asju. Et tuleb teha seda tänamatut osa ka. No käime välja Siim projekti. Kõik virisevad, et Eestis on liiga palju ametnikke.
ja ametnikud virisevad, et kõik on väga tähtsad, et noh, et ei saa tegelikult ikkagi ühtegi nagu ära kaotada. Asendame. Teeme siis projekti, jõuab akus välja. Virvendavad seal kuskil leti taga, maa-ametnik. Pole isegi virvendama vaja. No, ühesõnaga, ma ise viisin selle jutu tehisintellekti, aga ma arvan, et meil on ka nagu selles suunas nagu isegi väiksemate sammudega võimalik liikuda, nagu Ivo ütles ka, et hologramm olgu siis, kui viisakust vaja nagu on. Noh, see sama nähtamatu teenuste jutt, mis me nagu jaurama hakkasime ka, et noh, tegelikult isegi ilma tehisintellektita saab tegelikult nagu ebatarvilikke interaktsioone ära kaotada, asjad automaatseks nagu viia. Meil on palju madalal nagu rippuvaid viinamarju või neid puuvilju, mida võtta, on ju. Aga mis ma tahan nagu öelda, et sattus kuidagi väga selline vanameeste paneeliks jutt, et kui... Nii ta on ju. Mul ise arvaks küll, et mul on tsiklini vähemalt 10 aastat veel aega. Et noh, me pigem ikkagi peame, ma nüüd räägin nagu bürokraadi keeles, aga me peame nagu riigina see väljakutse, et meil on ikkagi enda aparaati muuta sellisest, meil on pidev nagu, kui mitte sund, aga vähemalt kõik tingimused selleks loodud, et pidev uuenemine käib. Ja veelkord väga palju on kinni selles nagu, kuidas noh, ka nagu riigiasutustes seda nagu aru saadakse, nähakse, juhitakse igapäevaselt, eks. Aga teistpidi ka see, et ma arvan, et suured asjad lõpuks tõesti on natuke kinni selles, et meil võib-olla ei tee järgmist digiallkirja või e-residentsust iga aasta või aastas mitu tükki. Ärme selles otsi Nokiat. Meil on nii palju pidevat tööd, mida me saame palju paremini teha, pisikesi hüppeid teha ja neist tuleb suur asi kokku. Noh, krattide tehisintellekti näide, see ei ole nii, et meil on üks Eesti suur tehisintellekt 10 aasta pärast. Meil on palju rakendusi. Igaühest saab nagu mingist praktilist kasu ja me peame nagu ongi nagu looma seda süsteemi, et neid palju tuleks. Ja see on keeruline, sa pead tegema riigihanke iga AI loomiseks ja siis nad lähevad vaidlema omavahel ja kohtusse. Ja noh, see ongi see pool, kus mina olen väga avatud sellele ideedele, et igapäevaselt mõtleme, kuidas tegelikult murda lahti sellest ka senisest nendes hankepraktikatest. Seal on palju kinni veel kord sellest, kuidas ka kolleegid ja me ise ka nagu asju hangime, kuidas me mõtleme asju läbi ja oskame juhtida hanke mõttes ära. Aga see on teine pool ka veel, et ma nüüd riskin hästi omavaatest teemad uue mängu nagu. Kuniks meil on euroraha, peamine raha, millega me riigis asju arendame nagu, me ei tee väga agiilsed ja säutsu innovatsioonihankeid. No aga see õnn saab varsti läbi, mulle tundub, jah? Eigi pruugi saada, noh pigem mis ma nagu näen, mis on nagu valikukoht nagu ka järgmise kevadel võib-olla tulevale valitsuse jaoks on siis see, et kas me jätkame selle eurorahaga või pigem me lähme nagu omavahendite peale, kus meil on ka tegelikult võimalik ka bürokraatlikes piirdes palju teistmoodi toimetada ja muu hulgas ka ongi innovatsiooni seal hulgas saada, tellida, tahta, juhtida. Me oleme siin mitmel puhul puudutanud ühte teemat, aga päris sisse ei ole läinud ja need on need startupid, on ju. Ja nad nii mitmesse meie jutu tahku tegelikult puutuvad täiesti otseselt. Margus ütleb, et Eesti IT-firmad ei ekspordi, ma vaatan numbreid, et palju Eesti startupid on raha kaasanud, eks ole, see on ka eksport ja see on sadades miljonites dollarites, ma arvan, et see on rohkem kui kogu Eesti IT-sektori eksport kokku ja võib-olla aastate vältel, mul on vähemalt tunne. Kui me ütleme, et Eestis kuidagi nagu seisab see värk, et midagi ägedat ei tehta, vaatame sinna maailma, eks ole, et hakka nimetama startup'e, mis muudavad maailma. Viimase aja üks avastus on, ma ei tea, e-agronoom või Taxify'd teavad kõik ja Transferwise'id teavad kõik ja igasugused sellised ettevõtted. Et tehakse küll ja võib-olla tehakse ka asju, mis veel nagu avaliku sektori puutuma. Et minu küsimus on, et äkki ei peagi, ma ei tea, see saal või see lava siin tegema. Äkki ongi nii, nagu Taavi ütleb, et teised poisid teevad ja tüdrukud ka. Ei oska midagi öelda. Need startupi poisid tüdrukud on ära tabanud minu arvates ühe olulise muutuse või fundamentaalse teema kogu selle IT-äri juures, et IT-äri on inimeste äri. Et nemad toimetavad oma meeskonna peale. Nad ilmtingimata isegi ei toimeta selle mingi uue idee peale. Võtame hästi toreda näite. Oli kasside ja koerte Facebook. Mis on kasside ja koerte Facebookis saanud? Nad said toetusi, läksid pankrotti. Aga mis välja tuli? Pipedrive. See sama meeskond tegi selle oma sünergiaga edasi. Kas meil on ka riigi juures näiteks tuua mingeid näiteid, kus selle sama sünergiaga on edasi mindud? Kindlasti on. No sellised pivoteid nagu otseselt võib tehtud, kus ma olin kohe võlgu, ei tule nagu pähe, ma pigem hakkas sõnasabaks teistpidi kinni, et startupid, meeskond tulevad kokku ikkagi mingi toote ümber, isegi kui nad on mingi hetk mingi järgmine toode, mis see sinu näide nagu oli.
et kui me vaatame nagu riigile ehitamise vaatevinklist, senikaua just nimelt, kuni me ise ka nagu tooteid ei osta, startupide jaoks selle kamba jaoks me huvitavad ei ole. Ükskõik, kas toode on siis nagu mingi tervikteenus või mingi komponent mingist suuremast süsteemist, on ju. Ja see on see koht, kus ma näen, et kui me tahame ja me peaksime enda aktiivset startup'e tekkomuni laiemalt kaasama, nagu, kus meil ongi riigina väljakutse, muutagi enda nagu, seda, kuidas me asju ostame ja ehitame. Aga samas fakt on see, et läbi maailma ajala, ükskõik mis valdkonda sa vaatad, et põnev ja selline seksikus on alati selle valdkonna ümber või selle ümber, kui tehakse midagi, mida kunagi varem ei ole tehtud. Kui keegi isegi ei tea võib-olla, et mis see täpselt on, mis me teeme. Ja kindlasti keegi ei tea, kuidas seda nüüd teha. Ja kindlasti keegi ei tea, kas üldse see kellelegi nagu, kas see välja tuleb, kas see korda läheb. Vaidleks vastu, meie kõige edevam startup TransferWise, ta kopeerib ideed, mis on üle 100 aasta vana. Western Union kandis riigist riiki raha 150 aastat tagasi. Aga vennad võtsid selle vana idee ja uues tänapäevasel mingisugul uuel tasemel toimib. Aga selles mõttes, nad ikkagi tegid esimest korda tuli keegi selle peale, et laseme, ma ei tea, eraisikutel oma kontode vahel kuskil pangast panka kanda, et teeme sellise häki. Et seda ei olnud ikkagi nagu varem tehtud. Et küsimus on, et mis paneks näiteks Ivo ja Margus teid minema laua taha, kus teile tundub oma ärikogemuse, elukogemusega vaadates, et küll poisid, et see on mingi täielik jama, millega te tegelete. Ma esiteks ei saa aru, mis te räägite. Teiseks, kui ma saaks aru, see on loll mõte, kolmandaks ei hakka tööle ja neljandaks, kellel seda vaja oleks. Ma olen kuulanud neid startup'e ise restarti tehes 4 aastat, on ju. Alati stuudiost välja on väga tihti ja mõtled, et püha jumal küll. Aga siis läheb 2 aastat mööda ja saad aru, et see minu püha jumal on väärt mitukümmend miljonit. Ma selles mõttes, et mõneti sinuga nõus, et ma olen ise ka Estbani liige ja iga aasta paari iduga teen koostööd, et tihti ongi nii, aga kuskilt jälle ikkagi tärkab, et siin on lihtsalt küsimus on see, et sa ei saa riiki niimoodi nagu üles ehitada, on ju, et aga äkki miks mitte? Riigil on täpselt samad asjad, et tal on vaja inimesi, kes teeksid. Abiks tuleb kindlasti mingi suur idee ka, see läheb lihtsamini, aga eelkõige on eeldus see, et inimesed. Kuule, aga tegelikult see on päris hea idee, et tegelikult peaks nagu tegema lihtsalt otsus, ütleme, et need ja need teenused, kuna nad on nii viletsad, need me lihtsalt praegu ei osuta. Me tõmbame joone alla, saadame need inimesed laiali, siis peab ju tekkima mingi surve. Tegelikult mulle see hakkab meeldima see mõte. Mulle meeldib see mõte, et teeme testi, meil on ju Setu kuningriik ja Hiiumaa ja Saaremaa, teeme sinna startupi moodi e-riigi, eks ole, et vaata, mis välja tuleb, eks ole. Kui Ivo esitas mulle väljakutse, siis mis saab siis või? Esimese ajalehe pealkirjani saab sellisena. Ehk et ja siis tavaliselt, mis meil ju nagu reaktsioon on kipub nagu olema, nagu hästi brutaalselt otse öeldes, on see, et siis mõtleme välja, kuidas kuidagi ikka nagu saab. Nagu mingi see ongi, et kära maha ja läheb jälle järgmine teema nagu edasi. Ehk et kuhu ma siit nagu selle jutuga nagu jõuan, et veelgod, et meil ongi nagu ilmselt, kui me räägime riigi IT-st, sellest, kuidas me e-riiki ehitame ja turvame ja et meil on 2 nagu asja, et jah, et meil on aastad oleme selles valdkonda kõigile vaatamata liiga vähe panustanud tegelikult. Ma viin ruttu selles mõttes nagu ka muulgas rahasse ja inimestesse just nimelt ka, eks. Ma ei ütle, et riik peab ise kõike tegema. Ma ei ütle seda, et riigis peab olema, nagu me tõmbame erasektorist kõik ajud nagu ära, on ju. Me peab olema piisaval määral häid inimesi, kellega tegelikult neid asju ehitada ja püsti hoida või vähemalt nagu tellida või erasektoriga koostööd teha, on ju. Ja see on see koht, kus me hästi brutaalselt öeldes me paneme Eestis põlve otsas. Eriti kui ma vaatan, nokitseme põlve otsas, et eriti kui ma vaatan seda, kuidas tegelikult nüüd ümberringi riigid, kes meist on seni maas, on aru saanud, et see on see koht, kuhu investeerida. Nende riigi aparaadist tulemuseni jõudmine võtab ilgelt kaua aega, aga nad panevad sinna ressursse sisse ja kunagi sellest hakkab tulema. Et see on see natuke, see nagu minu kuklas ole kuradikke, et kui me ka seda tähelepanu, seda nagu strateegiliselt ka investeeringu või raha mõttes ja siis sealgus inimeste mõttes ei tõsta, siis meil on oht. Ma täna veel hetkeseisu pärast nii väga ei muretsekski, aga just ette vaadates. Juba, meil on 10 minutit aega paneeli lõpuni. Vastu valgust nüüd hirmus hästi ei näe, aga ma hea meelega annaks mikrofoniga saali. Et saal saaks sekkuda, vaielda, küsida, täpsustada, öelda, et meil oli õigus või et me ei tea mitte midagi. On siin, lehvitage käega. Nii. Ja, siis kuulevad kõik. Aga palun. Päevast Olla Tösler nimeks. See riigi IT põnevamaks tegemise teemat on jauratud, palju 5 aastat umbes. Algusest peale. Jah, et
nüüd lõpupoole see teema kaldus küll mujal, aga mul vahepeal küll tundus, et me otsime seda spunki, mida ei ole olemas, on ju. Me 5 aastat oleme otsinud, et äkki nüüd otsiks midagi muud, on ju. Et riik on ju selles mõttes, nagu Siim ütles, põhilises osas valmis, eks ole, optimeeritakse ja uuendatakse seda teatud teenuste osa, mis on nagu päriselt vanaks jäänud, aga sellist pööret enam ei tule, nagu oli 10-15 aastat. Aga kus sina otsiksid seda? Startupidest, täpselt nii nagu diskussioon välja jõudis. Ja nagu Ivo ütles, eks ole, innovatsioon toimub alati liivakasti kuskil nurgas, mida me täpselt ei tea, on ja me peame ainult laskma tal tekkida, eks ole, ja laskma tal võimalikult ruttu suureks kasvada. Kas soovib keegi kommenteerida või lähme saali küsimustega edasi? No, mõneti nõus, aga mõneti ei ole ka, et ma arvan, et kõik, kes me oleme nagu riigiteenuste tarbijad, saame aru, et saaks paremini. Et ma arvan, et minu kõige suurem laps, kes on nagu 13, et ma arvan, et ta ei ole iialgi nõus sellega, millega mina täna nõus olen nagu teenuste tarbimised. Ta tahaks maksimum, mida ta on nõus, on tõenäoliselt riigiga verbaalselt suhtlema, ehk siis häälkäsklustega ütlema, et millist teenuseid ta kuhu ta. Ma arvan, et see on kõik. Ma arvan, et sügavamale ta ei lähe Eesti ees seda teenust jõuga taga otsima. Et selles mõttes meil on vaja see spunk üles leida. Ja häälkäskus, et palun remontige mul tee ära, siis jumala teenus oleks. Jah, Siim, paneme Snapchati Eesti tulutektor Snapchatis, maailma esimene. Millist teenust ta sealt otsiks taga häälkäsklusega? Mul teeaugud seal. See poiss või? See 13-aastane otsib teeaugu pärast või? Ei, ma arvan, et see, et ta ütleb, et ma registreerin ennast nüüd sellesse kooli, et ma lähen sinna gümnaasiumisse nüüd, et ta lihtsalt ütleb ja siis edasi kõik juhtub juba. Iva mõtleb selgelt nagu laste peale, aga ütleme nii, et kas see sama häälkäskusega ka meie kõigi vanemad saaks ka palju lihtsamini riigiga hakkama ja asjad suheldud, et see, mis ma tahan öelda, et meil tegelikult kindlasti on nagu riigi enda vaates on spunki või, mitte spunki või otsida asju ära teha, küll, aga mis ma arvan, ma sain aru, Olle mõte oli see, et nüüd on nagu IT-sektori vaates ei pruugi selle peamisem spunk nagu olla nii. Et riik ise kindlasti ei saa seisma jääda, see ei ole nagu üldse küsimuski. Nii, palun. Mina olen advokaat, Anne Veerpalu. Minul on selline, ütleme siis, küsimus ka riigile, aga see tuleb natukene see startup sektorist ka. Et me väga palju tegeleme siin viimase 9 kuu jooksul ICO-dega, ehk siis Initial Coin Offering-idega. Eesti riigil ei ole mingit väga selget positsiooni sellest, et mida ta tahab seoses ICO-dega. Me oleme seda rääkinud nii Rahandusministeeriumitega, erinevate finantsinspektsioonidega, erinevate asutustega, aga ka Finance Estonias, kes siis koondab seda erasektorit. Aga iga kord, kui sa küsid riigilt, et mis on Eesti riigi visioon, mida Eesti riik tahab ICO-dega seoses? Kas me tahame kasvatada seda turgu, nagu e-residentsus mingis mõttes tõi need inimesed turuplatsile? Või me tahame, et need ei oleks kuidagi Eestiga seotud? Vastus on alati see, riigil puudub tahe ja nii kui me ütleme, et okei, erasektoril on siis tahe, teeme midagi, teeme regulatsiooni ja kutsume nad siia, siis vastus on, ei, seda me küll ei taha. Ehk et kui riigil puudub tahe, siis ei saa ka ju olla tahe negatiivne, et me ei taha seda. Siis tahe peab ju tulema kuskilt ja kui erasektor ütleb, et tahe on olemas, teeme siis midagi. See võib-olla nagu sellisest tehnoloogilised lahendusest ei olegi kinni, see on täpselt samamoodi nagu e-residentsus juuras kinni ja ütleme selles, et kas me tahame seda kinni. Et seal see tehnoloogiline osa on väga väike. See vist ka suhteliselt poliitiline valik olukorras, kus keegi maailmas ei tea, mis ICO-dest üldse saab või mis see tulevik on, et siis peab keegi olema ka ju riigis see julge, kes tõstab latarne püsti ja ütleb, et okei, sinnapoole, minu järel. Minu rikutud inimese arvamus on see, jumal tänatud, et riik sellest sitast eemal on hoidnud. Vabandust. Ma ei tea, Siim, sa saad midagi öelda. ICO või mitte ICO, e-residentsus või midagi nagu muud nagu järgmist, et ma saan siin rääkida oma sügavalt isiklikust vaates, see kindlasti ei ole nagu riigi täna seisukoht, sest nagu Henrik nagu ütles, et see on lõpuks poliitilise otsuse koht, nagu kuivõrd altid me oleme uusi asju proovima ja selles mõttes nagu lubama, et proovitakse. Me räägime, meile meeldib endast mõelda ja meile meeldib kindlasti, kui me seda me teinud, me ka välja pole räägime, kuidas me oleme uute lastele hea kasvulava, aga meil läheb sageli parakuseks aega, et selleks kasvulavaks saada.
et kas või nagu selle sõidujagamisteenusega, meil tegelikult minu isiklikus arvamus läks ikkagi liiga kaua aega, et selle nagu õigusraamini välja jõuda. Et seega minu vaates ma olen suga nagu väga nagu päri, et meil peab olema selge nagu policy, pigem vara ja pigem nii-öelda nagu lubavana, võimaldavana, aga samas on see, ja ikka näide on selles nagu eriti keeruline, meil on seda spetsiifilised riskid, mida me peame suutma ära maandada, ja nende kahevahelise tasakaalu otsimine on see pidev nagu pendel, aga me lihtsalt ütleme, et me ei tegelegi, see ei peaks olema meie nagu lahendus, aga see on sügavalt isiklik vaade. Eks? Riigis need vaidlused käivad, e-residentsus üle samamoodi käib praegu nagu tuleviku otsimine. Kas päriselt on Eesti riigis koosolekud või mingid arutelud või suitsunurga kohtumised, kus inimesed räägivad IKO-dest? Ma mõtlen riigi avalikus sektoris, mitte advokaatide vahel. Jaa, kas või, see nüüd ei ole veel värske lugu, kas või kuni peaministri tasemeni välja on, et oli kevadel konkreetselt sel teemal isegi nagu eraldi ümarlaud, eks ole. Et seda katseid ja neid, kes eriti nagu majandusarengu võib-olla ja ka digiinnovatsiooni vaates katsuvad need teemasid lauale tuua on, aga just, et me ei ole võib-olla ka just nimelt kokkulepetele suutnud asja nagu viia. Kohtusaalis öeldakse protest. Need seltskonnad, neid on mitu. Ja riik on sinna väga palju kaasatud. Erinevate ametiasutuste, erinevad ametnikud. Et siin me ei istu laua taga Jüri Ratasega, me ikkagi istume nendega, kes reaalselt peavad mingisuguse muudatuse ellu tooma ja reaalselt peavad pärast ka hiljem järel valvama seda sektorit. Et neid on toimunud kuskil, ma arvan, et novembrist alates ikkagi iga kuu ja suvel oli meil iga nädal. Jah. Aga riigil ikka puudub tahe. Ma arvan ka, et siin see küsimus ei ole nagu just, kas see on e-residentsus või e-coinid või mis iganes, et see on tegelikult see, et kas me oleme innovatsiooni toetav keskkond, et kas võiks olla, et Eesti riik on, ma ei tea, vähemalt mingis lähiringis või maailmas kõige innovaatilisemate ideede käima tõmbamise keskkond, et isegi kui pooled meist ei usu, Taaviga täitsa nõus, ärme usu sellesse, aga laseme katsetada. Et see võiks olla iseenesest äge. Mis selles mõttes, ma lähen IKO-dest nagu edasi, et minu kõige selgem nägemus Eestist alati ongi olnud see, et see kasvulava pakkumine võiks olla meie suur šanss. Jah, ka riigi teenuste, IT-süsteemide vaatest, aga laiemalt. Viskan see järgmise teema, meile täna aktiivselt lähenetakse kogu maailmast, isegi meie enda jaoks nigelat e-tervise süsteemide tõttu, meil on selline andmekogu, mille nüüd me lisame veel genoomi info, mis on väga huvitav, väga suurtele maailma ettevõttele, kes tahavad siia tulla uusi ravimi ja e-tervise lahenduste innovatsiooni tegema. Meil ei ole täna veel formuleeritud selget seisukohta ja praktikat, pigem me peaks jooksma, et seda võimalust kasutada. Ja samamoodi teisi asju. Tõsena see testbed Estonia või see väga vana mõte minu meelest on jätkuvalt reaalne šanss, aga me peame rohkem tegevusi selleks ära tegema. Ja see jällegi, see lõpuks on poliitiline valik, kas me teeme või ei tee. Ja siis tegelikult see, kes selle poliitilise valiku teeb, see peab arvestama, et need pealkirjad üle päeva on väga õudsed. Ja see tõenäoliselt tekitab ju hirmu. Vahe saab asju ka hästi ära teha. Ja nii, et pealkirju ei tule või? Okei. On meil veel küsimusi? On. Märt jookseb seal ringi. Ja siin ees on ka pärast üks. Eila Velstrom. Mina olen personalijuht ja mul on väga tore, et ma saan selle jutu lõpuks ikkagi inimeste juurde tagasi viia. Ehk paneelis juba kõlas väga teravalt see inimeste teema ja kui ma nüüd üldistan, siis mulle tundub ehk nii, et oli juttu, et riigi suuremate strateegiliste lahenduste jaoks justkui powerit enam ei ole ja inimesi turult ei leia, kes need mõtleksid. Ja samal ajal selgelt tuleb välja, et startupides on need noored, on see mõttelaad, on see energia, on see sünergia. Startupid valdavalt on ju taktikalised. Seesama idee, mis siin kõlas, et võetakse mingisugune mõte kusagilt, arendatakse edasi, kui on õnne, asjaolud langevad kokku, sellest tekib strateegiline asi. Siin Ollele natukene oponeerides ma ütleksin, et riik päris nii ei saa. Riigis on strateegia ees ja sellest lähtuvalt peab valima taktikalised lahendused. Aga kuna IT-inimeste motivatsioon tundub tänapäeval peituvat nendes taktikalistes lahendustes, siis kas riik on mingil mõttes asunud koondama selliseid nooremaid inimesi, asuma kaardistama võib-olla IT meie inimressurssi, nii nagu tegelikult seda tehakse tippjuhtide puhul. Kas ja kus, kas ITL, kas ministeeriumid, kas tegelikult peaks mõtlema, et kuidas seda motivatsiooni IT-inimeste puhul tuua sellesse riigi strateegilisse vajadusse? Ma olen lühikese vastuse, ei ole.
et ja siin on nagu seesama pool, et noh, täna me ei juhi ega koonda riigi IT-d sellisel moel, nagu see küsimus nagu eeldab, eks ole. Et on kindlasti valitsemisalased ministeeriume, IT-maju nii-öelda, kes selle poole pealt on nagu agaramad ja strateegilisemad, aga noh, igaüks toimetab ise järele. Et see on tänane seis vähemalt. Mõttena see on asi, mida mõelda kindlasti. Aga mul on tunne, et mingisuguses valdkonnas, mis IT-ga otsapidi kokku läheb, võib seda uutmoodi mõtlemist riigis leiduda küll. Ja ma pean silmas näiteks juurat. Näiteks küsimusi inimeste privaatsusest ja digiõigustest. Mulle tundub, et ma olen hakanud avalikus sektoris kohtama särasilmseid nägusid, kes noored näod, kelle nime isegi mina kuulnud ei ole, aga kes midagi teevad ja midagi toimetavad ja midagi mõtlevad sellel alal ja mingisugust mõttesuunda isegi võib-olla suunavad. Ja et äkki on see on ju ülemaailmne üks suuremaid probleeme meil praegu, et kui me suudaks Eesti riigiga seal teha midagi, mida maailmas varem tehtud ei ole, äkki on meie võimalus. Sa saad varsti Geeniusesse uue lugude sarja, nagu, et uue põlvkonna tegijad e-riigis. Mul on see ühes failis juba kirjas, jah, on küll. Märt? Jah. Aga palun. Tervist, Janek Põlõnski. Startupidesse jääb kõlama, usume kõik siin. Siimul väga raha ei ole, võimu ka ei ole. Hankeid ei jõua ka teha kõigele. Rohkem võiks olla. Jaa, võiks rohkem olla. Mis siis, kui ja euroraha ei luba ja kõike. Aga mis siis, kui sa avaksid seda riiki sellele eraalgatuslikele startupidele? No ütleme, et kui sa ütleks, et mul raha tellida ei ole, aga et ma võin nüüd aastaaruandeid võtta vastu ka selle startupi käest nüüd on ju. Pakkuge välja või et abieluavaldust ma võin nüüd vastu võtta ka mõne startupi käest, kes siis teeb selle häälkäsklusega või mõni kolmas selline. Mis siis, kui sa laseksid neil tekkida täpselt niimoodi, et pole tahet või aega endal, aga ei pane ka kätt ette, kui see tekib. Äkki siis on neid hulle, kes siis usuvad, et ma teen Eestis aastaaruande andmete vastuvõtmise ära, et äkki ma müün seda veel 10 riiki. Aga et siis Eesti riik ka mulle nagu kliendiks üldse saaks tulla kuidagi. Just nimelt. Ja see on ka see, miks oma piiratud ajaraames ma viskasin nagu märksõna õhku, aga näiteks, et selleks, et seda ideed teha, me peame päris mitmeid ja päris paljusid tänasid ka IT-süsteemi ringi otsas mõttes ehitama, mis on suured kärakad, monoliidid, selle asemel, et tegelikult anda mingid otsad kas või appina kellelegi kätte. Ega mis ma tahan öelda, et see ei ole niimoodi naturaalselt plõksust ka meil täna nagu tehtav, aga ka meie majandusministeerium, kelle meil ikkagi vähemalt nagu mingis koordineeriv ots on ja me päris võimetud jätpud ka ei ole, et selles suunas tahamegi liigutada. Lihtsalt tänases setupis see võtab aega, sest me peame väga palju erinevaid osapooli kokku rääkima selles suunas samme astuma. Aga see on ka mingis mõttes demokraatia võib-olla. Meil on aeg ümber, aga ma nii palju küll näpist. Jätame selle ühe võimaluse veel. Jah. Taamine kenasti käsi püsti, meil on niigi naiste defitsiitena. Tere, olen Maia Sokk ja töötan Eesti Raudtees innovatsioonijuhina, aga teiselt poolt õpin ka TTÜs nüüd uues programmis. Tahtsin seda mainida, et tegelikult TTÜ on teinud tänuväärse sammu, avanud uue magistriprogrammi digitaliseerimine ettevõttes. Ja väga hea meel on seal osaleda ja näha, et esindatud on ka avalik sektor. Kolmandik vist cirka. Ja üllatavalt palju selles mõttes ja vestlustest on ka näha, mis on välja toodud ja minu varasemast töökogemusest, et näiteks personalivaldkonna inimesed tahavad IT-st paremini aru saada, et ma olen Ivoga varasemalt koos ka töötanud Columbuses. Et tegelikult, mida ma olen näinud arendusteemades, on see, et tellija pool on nõrk, ta ei oska oma nii-öelda seda probleemi sõnastada ja kirja panna. Ja ongi oluline, et sul oleks oskused erinevast kompetentsidest. Aga mis ma tahtsin küsida, on see, et Columbus on teinud mitmeid struktuurimuudatusi ka raudtee, mida on võib-olla ka mõned inimesed kiruvad, mõned ütlevad, et okei, mina ütlen, et okei. Viimaks inimesi mugavustsoonist välja on see minu arust hea mõte. Et minu küsimus on see, et kas riigi poole pealt ei oleks mõistlik mõelda rohkem nii-öelda nendele struktuurimuudatustele ja ka ettevõttesisesele rotatsioonile, kus ühe valdkonna inimene viiakse kas või mõneks kuuks teist positsiooni kandma. Selleks, et avatud silmadega vaadata ja reformida seda valdkonda ja enda kompetentsidest samas viia muutusi ellu. Heas mõttes, mida sellest ideest arvate? Ideest arvan ülimalt hästi. Oma erinevates etappides circa 10 aasta avaliku sektori jooksul ma näinud seda, ma ei tea miks, aga liiga vähe juhtumas.
ja siin nüüd ongi nagu see, mis ma tulen tagasi ühe varasema küsimusega, et täna me paraku personali ei juhi selles mõttes nagu üleriiklikult. Ehk et need asjad juhtuvad täna siis, kui konkreetses asutuses on konkreetne tippjuht, personalijuht või muud, kes seda väärtust sellises tegevuses näeb, rotatsioonis näiteks või ka koolitamises, ja siis ta seda oma inimestega tegelikult nagu suunab, surub ja pakub. Aga ma olen täiesti nõus, üks kasutamata võimalusi. Minu enda pika jutu lõpetuseks, et ma ise arvan ka, et oma tänases töös ma just toetan väga palju selle, et ma olen erinevates kohtades töötanud ja sellest on tulnud väärtus. Hüva, me oleme 5 minutiga lõhki, aga aitäh kõigile osalejatele paneelis. Oli huvitav. Kuidas sa kokku võtad? Mul oli mõte, et ma lasen teil endal kokku võtta, aga meil sai aeg läbi. Et me rääkisime nii paljudest erinevatest asjadest, et jube keeruline on kokku võtta. Ega vist jäi kõlama, et nagu modulaarne erasektoriga läbi põimunud riik ja IT erasektoris ambitsioon ülesse. Jaa, ma olen ammu mõelnud, et ma tihti nii, et kui ma teen AK lahti, ma väga harva üldse vaatan teda, aga kui ma AK lahti teen, siis seal esineb rahvatantsurühm Kagu-Eestist, kes kurvalt räägib, et riik ei väärtusta meid. Et riik, me teeme siin jälle kihvti asja, aga näed, riik üldse ei huvita ja me ei tea üldse, kas tahamegi teha. Et siis ma alati mõtlen, et ma saan nendest aru, aga kui meil on suured, rikkad, hästi teenivad, tarku inimesi täis erasektori ettevõtted, siis mul on alati tunne, et nad võiksid pagan ise nagu siis midagi teha, et mitte jääda ootama, et tuleb Siim Sikkutilt mingi jube kihvt tellimus peale ja teeb kogu elu huvitavaks, vaid leida ise neid võimalusi, et äkki on seal midagi peidus. Aga mina ei ole ühtegi IT-ettevõtet elus juhtinud, nii et ma ei tea. See on või minu kokkuvõte. Aga ühesõnaga, me oleme 6 minutiga lõhki. Aitäh teile veel kord ja aitäh publikule ka ja siis head päeva jätku. Aitäh! Henrik, kas hetkeks jääksid veel siia, et siin mõni mõte, ega me nüüd nii hull selle minutite arvuga nüüd ka ei ole, et me saame nüüd kohe edasi minna ja kõik... Mul on see kell on punane miinuses. Jaa, see on kuri kell. Ma lähen siit kella eest ära, ma ei näe seda. Muide, kas sa oled ka tähele pannud varem, et kui Eesti riigis hakatakse hästi palju koosoleku korraldama ja tehakse ka suvel üle nädala veel, et siis on see märk sellest, et usk hakkab kaduma. Aga siis, kui on märk sellest, et me võiksime midagi koos teha, siis ütlevad härrad riigist, et me ei ole selle peale tulnud või me ei ole veel samme astunud sel teemal, et kust võiks midagi tulla. Mingi huvitav vastuolu on siin. No jah, see on riigi valitsemise mudeli küsimus, et ma tean, Eestis on palju inimesi, kes vaatavad näiteks Singapuri valitsemismudelit ja ütlevad, ma arvan ka, tõenäoliselt on ka siin saalis neid. Kunagi korraldati ekskursioone, eriti Eesti IT-inimestele sinna Singapuri ja seal on paljud asjad väga hästi. Ja siis on selline Singapuri usk on hästi tugev olnud, et võt, kurat, me peaks tegema endal kõik samamoodi. Et seal on ikka nii, et kui hommikul otsustatakse, et teeme, et siis kogu riik hakkab tegema ja tehaksegi õhtuks ära. Meil käib see mingisugune munemine ja arutamine. Lihtsalt me oleme valinud selle tee, et meil on valimised ja demokraatia ja selline riik, eks ole. Seal on natuke teistmoodi, et kui meil oleks tark valgustatud juht alati igas küsimuses, kes suruks läbi ainult targad otsused nii, et kõigil oleks hästi, me saaks palju asju teha. Aga meil on selline õnnetu pagana valimiste ja demokraatia asi, et see teeb palju tõesti keeruliseks. Aga see on tegelikult ju hästi loogiline mõte, et see innovatsiooni sealt, kui ta alt niikuinii tuleb, et siis lükata nagu takka. Näiteks 2 päeva tagasi pandi vist MMS-i joojate see grupp kinni Facebookis, et praegu võiks kohe tulla mingisuguse uue IT-rakendusega, eks ole, et kuna rahvas nõuab. No põhimõtteliselt selle äpi võib ju teha, aga tõenäoliselt see on hea teenimisvõimalus, kõigi tahab, et sinna võiks panna subscriptioni näiteks peale Androidi poodi müüki ja need inimesed, kes seal on, need usuvad nii palju, et nad on valmis ka selle eest raha maksma. Võiks küll teha, jah? Väga vahva. Aitäh, Henrik, veel kord. Järgmisel aastal jälle saab siis näha samas ruumis või mitte. Siin tootab kotikene ka. Võtta selle lahkelt vastu.